Islamistid võtavad maailma üle ja nad kurdavad, et me pole neile lihtsalt punast vaipa lahti rullinud. Ja kui ma ütlen kurdavad, siis ma mõtlen, et ei, nad tõesti sõna otseses mõttes kurdavad. Vaata seda. Miks on Tesco halal osakond nii väike? Miks me saame siin ainult selle väikese osa? Ja nemad saavad kogu selle ja kogu tolle ala. Nad peavad selle korda tegema. Ma mõtlen, ta seab oma ootused üsna selgelt välja. See on nagu, vaadake meie, islamistid, kontrollime seda. Nii et miks ta siis lihtsalt ei tule meile vastu, selle asemel, et kõigile teistele vastu tulla? Sest just selline mõtteviis neil inimestel ongi. Me tuleme siia, et üle võtta. Nii et miks kõik pole lihtsalt aksepteerinud, et me olemegi siin, et üle võtta? Ja kui ma ütlen, et nad on siin selleks, et üle võtta, siis kuulake seda muide, ma mõtlen. Ma näen kogu aeg Fixitis ühte videot. Vaata, mis tegelikult toimub, eks. Ma mõtlen, see mees kurdab seal selle üle, et punast vaipa pole lahti rullitud. Aga minu arvates on punane vaip ausalt öeldes tegelikult juba lahti rullitud ja seda üsna problemaatilisel viisil. Ma näen kogu aeg videot Fixitis, kus mingi moslemist mees kurdab, et tema kohalikus supermarketis on ainult väga väike halal osakond. Neile teist, kes kuulavad seda ainult audiona ja muide, aitäh Peegile meie Spotify ja Apple podcasti kuulajatele. Me hindame teid. Kindlasti hinnake seda videot ja tellige kanal. Aga siin videos on tohutult palju halal liha, nagu suur, sügav külma osakond. Hiiglaslik, tohutult suureks. Täiesti piisav. Ja tundub, et see on täiesti täis. See ei ole tühi, see on täiesti täis. See on siis supermarket. See on. Morrison. Siin ei ole tavalist lihulikku. Siin on tõesti ainult halal lihulik. Morrisons, mis on nagu, ma ei tea, üks peamisi kaubanduskeskusi Inglismaal. Mõtle sellele mitte kui Walmartile, vaid kui ühele suurele supermarketile. Ühes nende poidest on ainult halal liha. Nii hulluks on asi läinud, eks? Mitte ainult ei tule need inimesed siia, vaid nüüd müüvad supermarketid liha ainult nende vajadustele vastavalt. Nad kurdavad, kui nad lähevad poodidesse, kus sellist asja ei tehta. Ja ma mõtlen, milline puhas ja uskumatu jultumus see on. Hullumeelne. See on ka üsna suur. Nii et kui ta pole rahul sellega, et tema kohalikus supermarketis pole eriti suurt valikut halal liha osas, siis kõik, mida tal tuleb teha. Hullumenne tuleb lihtsalt Enfieldi Morrisoni poodi, kus neil on tegelikult lihunik olemas. Päris suur. Nii et ma plaanin alustada seda videot, rääkides lihtsalt sellest hullumeelsusest ja jultumusest, et nad julgevad öelda, vabandust, te peaksite meid paremini teenindama. Aga nüüd, kui ma näen, et Ühendkuningriigis on olemas täiesti tavaline supermarket, mis müüb ainult halal liha. Ja jällegi me räägime tavalisest Ühendkuningriigi supermarketist, mitte mingist erilisest islamistide poest. Mul on sellega probleem. See on minu jaoks suurem probleem. See on tõsisem küsimus. Ma mõtlen, et tundub, et see ei ole ainult supermarketites, vaid Ühendkuningriik püüab lihtsalt nendele hulludele meele järel olla. Ma olen nii vihane. Vabandust, ma kogu aeg ropendan. Sadiq Khan, ta just teatas. Ma pean selle ette lugema, sest ta just teatas uuest ettepanekust ehitada 40 000 uut munitsipaalkorterit, mis on mõeldud eelisjärjekorras moslemitele. Moslemi eluaseme plaani raames. Nii, et neil on oma supermarketideks. Jah, nad kurdavad selle üle, aga neil on oma supermarketid ja nüüd peavad kõik ostma halal liha, mis on ilmselgelt kallim, sest seda peab läbima sertifitseerimise. Aga nüüd saavad nad ka spetsiaalselt neile mõeldud eluaset. Pea meeles, kunagi ammu tähendas rassistiks olemine või kellegi usutunnistuse pärast väljakutsumine seda, et neid eristati teistest. Nüüd tähendab see seda, et kui sa ei anna neile tohutult palju eriõigusi. Nii et nad väärivad spetsiaalselt neile mõeldud elamispinda. Need ehitatakse mošeede ja halalpoodide lähedale. Kas ma kuulsin õigesti? Kas see ei ole lõhestav? Kas see on kaasav? Kas sa kujutad ette? Teataksime, et meie
valitsus, ehitame 40 000 uut kodu, aga me eelistame neid mitte moslemitele või. Kristlastele. Kristlastele kujutage ette, kui Ühendkuningriigi linnapea annaks ametliku avalduse, et nüüd anname 40 000 maja ainult kristlastele. Pahameel, see jultumus. Ja see ongi probleem. See on topeltstandard ja see on topeltstandard, millega nad mitte ainult ei harju, vaid mida nad ka nõuavad. Andke meile suuremad supermarketid. Laske meil saada kõik, mida vajame. Teie ei saa endale erikortereid, aga meie väärime erikortereid. Nüüd, kui te ikka veel. Oled üks neist inimestest, kes tegelikult arvab, et see on ainult Ühendkuningriigi probleem, siis kahjuks pean sind kurvastama. Ma arvan, et sinust saaks suurepärane kultusjuht. Ameerika Ühendriikide president. Ühel päeval saad sa Ameerika Ühendriikide presidendiks. Ameerika. Mitte keegi, kaasa arvatud Mike Alani, ei saa sind takistada presidendiks saamast. Unista suurelt, loo endale visioon. Kui Barack Hussein Obama saab olla president, siis Soheib Javad ei saa olla president. Temast saab president. Ta räägib sellest, et moslemid võtavad Mekka üle, nad naersid tema üle varem. Mis juhtus? Mis juhtus, poisid, mis juhtus? Nad naersid kunagi selle üle, et islamistid võiksid võimu võtta. Mis praegu toimub? Morrison on täiesti halal. See ongi see, mis toimub. Neile inimestele, kes üritavad sisse tungida, on naeratud 40 000 maja kuula, mida ta ütleb. See on tulemas. Muutus on tulemas Ameerikasse. Ja mida Allah meile ütleb? Kuntum kheiru ummetin. Te olete parim rahvas. Te olete paremad kui kõik teised. Seda ütleb Allah. Töötame selle nimel. Töötame selle nimel, et meil oleks moslemist linnapea. Järgmistel valimistel esitage kandidaate koolinõukogusse. Järgmistel valimistel siin esitage kandidaate kohalikku omavalitsusse. Muide, see mees, Sadiq Khan, kes määras 40 000 maja islamistidele, on Ühendkuningriigi islamistist linnapea. ta valiti ametisse, sest nad mõtlevad niimoodi, sest see ongi strateegia. Ta ütleb nendele noortele või vanadele, kes teda kuulavad. Minge, te võiksite olla president. Demograafia muutub, inimesed pöörduvad, selles riigis toimub suur, tohutu pöördumine. Kus on usku pöördunud inimesed? Nad lihtsalt pöörduvad ja kaovad siis lihtsalt ära. Teine asi, lapsed. Moslemitel on kõige suurem rahvaarv. Keskmiselt Pew Foundation tegi uurimuse ja nad ütlesid, et moslemi leibkonnas on keskmiselt 3,4 last pere kohta. Valgel ameeriklasel on 1 laps pere kohta. Ta räägib teile nende plaanist. Minge poliitikasse, hääletage inimesed ametisse, saage palju lapsi, me võtame võimu üle. Ma mõtlen, nad ütlevad seda sõna-sõnalt, aga nad kurdavad, et see ei juhtu piisavalt kiiresti. Põhimõtteliselt kiirendavad nad protsessi, sest need on valijad, need ei ole lihtsalt haiglates sündivad lapsed. Need on valijad, nii näeb poliitik seda. Me peame muutma raamistikku ja hakkama asju vaatama teise pilguga, teise nurga alt. Tulevikku silmas pidades sa ei muuda ühiskonda täna oma eluajal, aga mõtle selle peale. Ta ütleb, et varsti. Mul on hea meel, et suutsime järge pidada, nii saan ma märkmeid teha. Varsti on meil moslemist president. See on plaan. Ja mul on neile uudiseid. See ei juhtu. Me ei lase sellel juhtuda. Mul on nii kahju. Teie ja teie plaanid ning teie endine õpilane. Me ei lase sellel juhtuda. Midagi muutub. Me astume vastu. See muutub. Aga pidage meeles, et kui inimesed tulevad sisse, siis ainus viis neil õnnestuda sisse tungida, välja arvatud juhul, kui toimub otsene veresaun, nagu nad teevad erinevates kohtades, on see, kui nad veenavad inimesi, et nad peaksid seda toetama. Ja nüüd on nad järgmises etapis. Valitsus pole neile mitte ainult erimajutust määranud ja supermarketid neile pugeda püüdnud, vaid nad kurdavad ka internetis, et see ei toimu piisavalt kiiresti. Olge tähelepanelikud, sest see on siin ja me peame midagi ette võtma. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.